soe on. Sellised mõtted tulid. Vaata, on sul olnud kunagi nii, et sa tunned ennast nagu ohvrina. Jah, et kui sa eriti veel, mis puudutab nagu teist inimest, et see teine inimene kuidagi väärkohtles sind või tegi kuidagi liiga ja siis sa räägid teistele, et oo, kui paha, kui halb inimene ja vaata, tegelikult on asi nii, vähemalt mina olen aru saanud, enamus korrad, vähemalt minu kogemus näitab seda, et enamus korrad on nii, et sa nägid kõiki ohumärke, elu näitas sulle, millest sa ennast segad ja ta jättis sulle vihjeid. Ja siis sa otsustasid neid märke ignoreerida. Tähendab, mis ma ikka, jah, lähen, vahet ei ole. See hetkel on nii hea, jah, hetkel on nii hea. Otsustasid, kas sisetunne ütles sulle või see inimene tegi midagi või ütles midagi sellist, mis oleks olnud nii-öelda kindel, tähendab, mis olid nagu kindlad märgid ja et sa põhimõtteliselt sa teadsid ja sa otsustasid ikkagi läbi minna oma asjaga või seda suhet alustada või mis iganes olukord oli. Meile näidatakse alati, nagu meile näidatakse alati neid ohumärke. Aga lihtsalt me otsustame neid ignoreerida. Ja mida veel tehakse, mida veel elu teeb, ta näitab sulle ohumärke ja ta näitab ka sulle väljapääsu. Ta näitab ka väljapääsu, kuidas sa sellest olukorrast, et sinna sisse minna, kuidas sa sellest välja saaksid. On põhimõtteliselt nii, jah. Et ütleme, et sa alustad mingit koostööd, kas või mingi tööalast koostööd või mingi suhe on algamas, jah. Sulle näidatakse neid märke, nii, aga hüved on nii kaaluvad üle, egomõistuse arvates kaaluvad üle selle, et sa otsustad neid märke ignoreerida, nii. Kui sul jõuab kohale, kuule, oh fuck, ma sätin ennast ilgesse jamasse praegu, kui ma sellega läbi lähen, siis see on sealt nüüd, kus sa seda märkasid, peale seda tuleb väljapääs. Varsti elu sätib sulle nii, et sul on võimalus sellest eemalduda, et mitte sellega läbi minna. Ja kui sa ikkagi lähed sellega läbi, siis juba minna, siis juba okei, ma tean, et see lõpeb mu jaoks halvasti, aga tuleb see kogemus saada. Ja siis pärast sa saad aru, et isegi kui sa ei näinud, tähendab teadlik, me otsustasid ikkagi nii-öelda alateadlikult ignoreerida neid märke. Pärast sa lähed ikkagi lõpuni oma selle suhte või asjaga ja siis nüüd on sul kogemus olemas, et nüüd järgmine kord, kui mingi taoline asi juhtub, siis sa märkad neid märke veel paremini ja käitud siis vastavalt, et kas ei jätka selle suhtega või katkestad. Aga see, et nii-öelda inimesed tihtipeale ise samamoodi seda teinud, mängid mingit ohvrimängu, tegelikult kui sa nüüd vaatad hoolikalt, sa teadsid ise väga hästi, millest sa ennast sätid. Sa teadsid ise väga hästi. Lihtsalt nüüd on lihtsam teist süüdistada. Ja, teist osapoolt süüdistada, et tema tegi midagi valesti. Tegelikult sa oleks saanud selle ise ära hoida. Aga sa otsustasid, nüüd sa oled tegelikult, ma näen, et sa oled tegelikult iseenda peale pahane, inimene on iseenda peale pahane. Et ta ei, kui ta neid märke nägi, et tal näidati, millest seda ennast sätib, et ta ikkagi otsustas edasi minna. Ma arvan jah, et ta inimene iseenda peale lihtsalt pahane, aga lihtsalt ütleb, et näed,
näitab näpuga välja poole. Vähemalt mul on nii olnud. Ma räägin jälle ainult oma kogemusest. Võib-olla teistel on teistmoodi. Aga jah, minu elu näitab, kui ma hakkan analüüsima või vaatama tagasi, siis alati on mulle näidatud nagu millesse ma ennast segan. Aga lihtsalt teinekord tundub see nii ahvatlev ja magus. Vahet ei ole, okei. Ma tean, et see lõpeb mul halvasti. Aga ma tahan ikkagi seda. Ja siis teinekord teed isegi teadlikult, no täitsa teadlikult, noh. Jah, ma tean, et ma ei tohiks seda teha ja mis iganes, ma ei peaks selle asjaga jätkama, aga kuradi raske on ei öelda, kuradi keeruline on ei. Et loodame, et ja väga kurvalt ei lõppe. Ja. Pikk jutt lühidalt. Meile näidatakse märke alati see, kas me ja siis teine asi, meile antakse ka võimalus, kui me tahame, märkasime neid märke, meile antakse võimalus ka sellest olukorrast välja tulla, eemalduda. Elu lihtsalt annab, ta sätib mingisuguse, ütleme nii, et sa pead kellegiga, ma ei tea, kusagil, mis iganes reisile minema. Ja siis sa saad aru, ja siis üks hetk saad aru, et et selle inimesega ma tean, et see reis ei tule meeldiv. Ja siis antakse, elu toob mingisuguse võimaluse, et ma ei tea, takso hilineb või mis iganes variant. Vot. Kõik head.